Lugupeetud kohalviibijad, mul on suur au teid kõiki täna siin tervitada. Te olete tunnistajateks faktile, et ka meie käbitšekid lõpetame põhikooli. Nii ulmeline, kui see ka ei tundu, armas klass. Aga jah, see on läbi. Me lõpetame täna kõik koos oma haridustee kohustusliku osa. Alates sellest päevast valime me kõik oma tee ise. 9 pikka aastat, mõnedega ka vähem, oleme jaganud nuttu ja naeru, teinud koos uskumatuid tegusid ning paljud õpetajate närvid ühisel jõul ära söönud. Kuid nüüd siin ja praegu võite teie, armsad õpetajad, sisse hingata ning öelda, me saime sellega hakkama. Sest tõesti, just täpselt seda te tegitegi, kannatades välja meie tujud ja nähes ränka vaeva, et meile üldse midagi õpetada. Suur aitäh teile selle eest. Aga ma usun, et vaatamata kõigele peab iga õpetaja endale tunnistama, et me ei olnudki nii halb klass, pigem meelde jääb. Kuid kõik muutub ja nii anname meie täna teatepulga üle teistele uskumatutele klassidele, kuigi sisimas naerame, sest me teame, et meid ei ülata mitte keegi. Jah, kallid õpetajad, te pole ainsad, kes nende aastate jooksul oma meenutuste raamatusse uusi killukesi on kogunud. Ka meie mäletame teist nii mõndagi. Alati sõna osav õpetaja Kurm on nende aastate jooksul oma meenutuste raamatusse lisanud killu öeldud lausega. Seltsimees Kõvatoomasel seal tagapingis pole aimugi, millest ma siin tahvli ees räägin. Rõõmsameelne õpetaja Palginem kostitas meid sageli ütlusega hinne 2. Õpetaja Lutsule meeldis tihtipeale oma tundi alustada küsimusega ja kes on minu tänased lemmikud. Inglise keele tundidest jääb meie kõrvus helisema õpetajate põhilause Please listen. Samal ajal, kui terve klass ajaloo kallal töötas, küsisid Kangur ja Kivimägi tunnist ära, et võistlusi vaadata, mille peale õpetaja Kukk lausus kuldsed sõnad. Kui ma teid 2 ära lasen, siis tahavad teised ka ja siis algab täielik anarhia. Meie lemmikuks läbi aegade kujunes proua Elva Otsalt, sest peaaegu igal meie kohtumisel ütles ta vaid ühe lause, kuid see lause paitas alati meie kõrvu. Homme jääb teil tund ära. Meenutagem ka 7. klassi loodusõpetust, kus proua Kaimit pidi korduvalt korrale kutsuma õpilasi sõnadega seltsimehed tagapingis, mille peale kogu klass vaid vaikida suutis. Härra direktor on korduvalt muige meie nägudele tuua suutud. Näiteks küsis ta meilt kord täie tõsidusega, kas meil oli teiega tund eelmine kord või? Teine kord täitsid Kose ja Kivimägi tagapingis igavust ning nende tegevust sattus pealt jälgima härra direktor, mille peale telefon ära peideti ning õpetaja Kuuskmann ütles seepeale ja telefon kaduski Kivimäe taskusse. Nimetatud laused on vaid väike osa sellest, mis me 9 aasta jooksul kokku kogunud oleme. Ning tõesti, nalja on saanud palju. Aitäh, et Pärnu Ühisgümnaasiumis on võimalik õppida huumorisoonega õpetajate kätte all. Kogu pika koolitee oleme peamiselt saanud toetuda 2 daamile, meie klassijuhatajatele. Meist enamusele pakkus 1.–4. klassini tuge õpetaja, kes oma sõnul oli eelmises elus ooperilaulja. Õpetaja, kes meie kõrvalt kunagi lahkunud ei ole ning on siiani meile oma nõudeandeid jaganud. Palun suur aplaus meie 1. klassijuhatajale, õpetaja Merike Rahtmaale. Klassist võttis meid oma tiivale õpetaja, kelle käe oleme higistamiseni matti nühkinud ning kelle hüüdlauseks oli, mida on teil 9 saa rääkida. Õpetaja Ülle Kimber, täname teid nende teadmiste eest ning loodame, et te kasvatate üles ka järgmise generatsiooni käbitšekke. Täname teid südamest ning palume teid korraks siia üle anda kingitus. Ja lõpetuseks tahaksin ma tänada oma suurepärast klassi. Ma tean, et me istume siin kõik koos viimast korda, kuid ma loodan, et meie teed siiski veel ristuvad. See kõik need aastad olid meeldejäävad ja ma loodan, et ka teie mäletate kõike, mida me koos oleme teinud. Aitäh teile!